Eestis on kasutusele võetud riskipõhise ravijuhtimise mudel. See on vajalik selleks, et krooniliste haigustega inimeste ravi oleks paremini hallatav, nende tervisseisund ei halveneks ja nad võtaksid ka ise aktiivsemalt vastutust oma tervise eest. Peamine töövahend tervise edendamiseks on raviplaan, kuhu märgitakse patsiendi enda sõnastatud tervise eesmärgid ja tegevused. Kõigepealt võtsime ühendust nende patsientidega, kes võiks selles projektis osaleda. Tegime nende terviseseisundi kohta põhjaliku analüüsi ja koostasime perearstiga neile esialgse raviplaani. Seejärel tutvustasime patsiendile analüüsi tulemusi ja koostasime üheskoos raviplaani, mis aitab tal seatud eesmärke saavutada. Perearsti meeskonda toetab riskipõhise ravijuhtimise mudeli kasutamisel personaalne koordinaator. Koordinaatorina jagan pereõele ja perearstile vajalikku infot, aitan teha ettevalmistusi mudeli kasutamiseks ning nõustan meeskonda kogu projekti vältel. Kohtun paljude tervishoiutöötajatega, koostöös lahendame erinevaid väljakutseid. Tänu senisele kogemusele saan abiks olla ka teistele perearstikeskustele. Tänu sellele on need riskipatsiendid saanud rohkem nõustamist ja edaspidi on neil vähem tervisemuresid ja nad on selle üle väga õnnelikud ja õnnelik on ka nende arst, sest ta näeb, et just see terviseseisundi muutumine on seotud nende elustiili muutusega, mis tavapäraselt on patsientidele raske ellu viia, aga selle projektiga on suurepäraselt toimunud. Tänu paremale jälgimisele ja patsiendi järjepidevale kaasamisele tema ravikorralduses jõuame ennetada tõsisemaid tervisekahjustusi. Samuti nägin, kuidas patsiendid on rohkem motiveeritud oma tervise heaks ise rohkem ära tegema. Uue nimistu juures tööle hakates on riskipõhise ravijuhtimise projekt võimaldanud mul paremini tutvuda oma uute patsientidega. Olen saanud süvitsi ja sagedamini tegeleda nii krooniliste haigetega kui ka nendega, kellel ei ole veel krooniline haigus välja kujunenud. Oleme suutnud patsiente motiveerida elustiili muutma ja tänu sellele on nii mõnigi patsient suutnud langetada oma veresuhkrutaset, kolesteroolitaset ja vererõhku. Pereõde Pille helistas mulle ja palus mul ühes projektis osaleda. Siis seoses selle projektiga sain ma teada, et meil tuleb koos, ennekõike siis mina seal väga kaasa haaratud ja seada endale tervisliku eluviiside eesmärgid. Eesmärgid seadsin endale liikumise osas ja toitumise osas. Liikumise osas eesmärgid ma isegi ületasin, sest ega ma esialgu väga nii kõndida ei jaksanud. Toitumise osas muidugi pereõde nõustas mind ja seadsin endale siis ka eesmärgid, et süüa vähem soolast ja süüa vähem magusat. Proovisin neid eesmärke täita ja isegi õnnestus, et hakkasin ise rohkem süüa tegema, poolvabrikaate kasutasin vähe ja magusa tarbimist ka väga piirasin ja juhtus ka niimoodi, et mul ikka see šokolaadisu tuli rohkem peale, kui me olime kokku leppinud. Aga siis oli mul abikaasa kohe kõrvalabiks ja naljatades kohe ütles, et kas ma pean õde Pillele helistama. Aga minu meelest seoses selle projektiga saime me ka pereõega nagu lähedasemaks, sest suhtlemist oli nagu rohkem.